2021. aasta 1. juulist hakkasid kehtima uued mehitamata õhusõidukite kasutamise nõuded. Nende eesmärgiks on tagada droonide, tavalennuliikluse ja maapealse elu ohutum koos eksisteerimine. Esimene oluline muudatus on drooni käitajate registreerimise kohustus. Drooni käitaja on juriidiline või füüsiline isik, kes käitab või kavatseb käitada üht või mitut mehitamata õhusõidukite süsteemi. Käitaja peab ennast registreerima lennuohutuse järelevalve infosüsteemis LOIS, lois.transpordiamet.ee. Käitajaks tuleb avatud kategoorias registreerida, kui lennutatakse mehitamata õhusõidukit, mis kaalub rohkem kui 250 grammi või mis kokkupõrke korral võib inimesele üle kanda kineetilise energia hulga üle 80 džauli või millele on paigaldatud andur, mis võimaldab koguda isikuandmeid. Registreerima ei pea, kui lennutatakse ilma kaamerata alla 250 grammi kaaluvat või mänguasjaks kvalifitseeruvat drooni. Lisaks tuleb käitajaks registreerida, kui käitamine toimub erikategoorias, sõltumata asjaomase õhusõiduki massist. Iga käitaja saab digitaalse registreerimisnumbri, mis tuleb märkida nende omanduses olevale droonile. Registreeritud käitaja võib drooni kasutada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Lisaks ka Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis. Registreerimise numbrit tuleb iga-aastaselt pikendada. Kui numbrit ei uuendata, muutub see kehtetuks. Mehitamata õhusõiduki süsteemi käitamine jaotub 3 eri riskitasemega kategooriasse. Avatud kategooria, erikategooria, sertifitseeritud kategooria. Avatud kategooria annab käitajale kõige rohkem vabadust, kuid lendamine peab alati toimuma visuaalse otsenähtavuse piires. Lendamine peab toimuma drooniga, mis kaalub vähem kui 25 kilogrammi. Drooni ei tohi lennutada kõrgemal kui 120 meetrit maa- ja veepinnalt. Lisaks tuleb alati kontrollida, et poleks lennupiirkonnas kehtestatud madalama kõrguspiiriga või piirangutega geograafilist ala. Ei tohi vedada ohtlikke kaupu ega tekitada kahju maa peal paiknevatele inimestele ega ka varale. Avatud kategooria on jagatud 3 alamkategooriaks. A1. Lend inimeste kohal, kuid mitte üle rahvakogude C0 või C1 klassimärgistusega või maksimaalselt 500 grammise mehitamata õhusõidukiga, millel puudub klassimärgistus. Käitamine võib toimuda ainult sellise mehitamata õhusõidukiga, mis kujutab inimestele minimaalset ohtu. A2. Lend inimeste lähedal, kuid mitte üle kõrvaliste isikute C2 klassi mehitamata õhusõidukiga või ilma klassimärgistuseta õhusõidukiga, mis kaalub maksimaalselt 2 kilogrammi. Käitamine peab toimuma kõrvalistest isikutest ohutul, horisontaalselt vähemalt 30 meetri kaugusel või 5 meetri kaugusel, kui lennatakse aeglasel, niinimetatud low speed režiimil. A3. Lend ohutul, kuid horisontaalselt vähemalt 150 meetri kaugusel nii kõrvalistest isikutest kui ka elu, kaubandus, tööstus ja puhkepiirkondadest. Lisaks peab kaugpiloodil ehk isikul, kes drooni reaalselt lennutab, olema ka avatud kategooria alamkategooriale vastav pädevus. Pädevus ei ole nõutud, kui lennutatakse C0 klassimärgistusega või alla 250 grammi kaaluvat drooni. A1 ja A3 pädevuse saamiseks tuleb kaugpiloodil tutvuda Transpordiameti kodulehel õppematerjalidega ning läbida LOIS süsteemis valikvastustega test. Kui isik on läbinud koolituse ja saanud kaugpiloodi pädevuse mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, ei ole koolituse läbimine Eestis nõutav. Kaugpiloot peab talle väljastatud lube lennutamisel kaasas kandma ja kontrollimisel esitama.
pädevustunnistused kehtivad 5 aastat. lennuta teadlikult.